kõigile inimestele, kes elavad maa peal, kõigile rahvavõimudele, suguharudele, keeltele ja rahvastele. Mõnikord on meil see teema, et millised on meie kuulajad, et mis neile oleks vaja rääkida, sest kõik kõigile nagu ei sobi. Ja eks siin ole oma tõde sees. Aga siis ma just mõtlesin sellele fraasile, et see sõnum on nüüd selle piibli teksti järgi adresseeritud kõigile inimestele maa peal. Kolmandaks, ingel lendab kesktaeva kohal. See tähendab ülemaailmset haaret sellele kuulutusele. Kesktaeva kohal tähendab, see peab esitatud saama nii, et ta on kõigile kättesaadav ja nähtav ja kuuldav. Niisiis, ajal, mil Jumal selle ellu kutsub, tähendab see ülemaailmset misjoni. Ka see ajajärk on tegelikult siin öeldud. Ajajärk on avaldatud 7. salmi alguses, et see on siis, kui Jumala kohtutund on tulnud. Ja kui see misjon täitub, siis täituvad need Jeesuse sõnad, mis on Mattuse 24:14 ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Nüüd me võime öelda selle proloogi alusel, et ilmutuse raamat tähtsustab väga kõrgelt kolmingi kuulutust. Ja see on Jumala sõna. Nii et Jumal on seda asja nii esitanud. Veel võime lisada, et kuulutus edastatakse suure häälega. See fraas suure häälega tähendab ka seda, et see ei ole vaikselt kuskil toimiv, vaid see on kuuldav. Millised olid siis need teemad, mis sellisel moel peavad saama edastatud? Need teemad olid nüüd nende 3 ingli sõnumis. Esimene, teine, 3. Esimese ingli kuulutuse teemad. 7. salmi alguses on öeldud: kartke Jumalat ja andke temale austust. Nii, esimene teema, austage Jumalat, andke Jumalale au, nagu ütleb vanasõrge. Jumalat saab austada eeskätt Jumala kahtliku eluga. Ma usun, et te olete minuga nõus. Rääkimata kõigist vormidest, kuidas ka saab Jumalat austada ja millise tegevusega. Aga need ükski ei asenda Jumala austamist Jumala kahtliku eluga. Ja samal ajal nüüd tähele pannes 3 ingli kuulutuse konteksti, mis on ilmutuse 14. peatükis, võime vaadata kontekstina eelmist 13. peatükki, mis räägib, et samal ajal kogu maailm kummardab metsalist Jumala teenistuse vormina või Jumala teenistuse nime all. Nii nagu ilmutuse 13:12 ütleb, et nad kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Nii et toimub selline kahesugune kummardamine, nii nagu me õppetunnis arutasime ja ma ütlesin ka, et tuleviku teema on Jumala kummardamine. Aga kas nii või teisiti? Selle vahel käib võitlus, mitte selle vahel, kas Jumalat on või Jumalat ei ole. Nüüd motivatsioon tõeliseks ja õigeks Jumala kummardamiseks on siin esimese ingli kuulutuses väga tõsine, sest tema kohtutund on tulnud. Kohus käib ju inimeste elude üle.
mõistetakse kohut inimeste tegude järgi. Sellepärast siis on oluline see praktiline igapäevane elu, kas see on pühituselu või see ei ole siis pühituselu. Sest kohtu mõistmise aeg on saabunud. See mõiste on kätte jõudnud kohtuaeg. Need terminid siin on võetud Vana Testamendis esitatud suurest äralepitamispäevast ehk kohtupäevast. Esimese ingli kuulutus juhib tähelepanu enne armuaja lõppu toimuvale kohtule, enne Kristuse tagasitulekut toimuvale kohtule. Adventkoguduse üks suur põhitõde, pühamust, räägib sellest teemast. See on seesama kohtuaeg, mille algus oli 2300 aastat varem ette kuulutatud Vana Testamendi prohveti Danieli poolt. Ja nagu me teame, 2300 aastat lõppes aastal 1844 juba. Ja sellest ajast alates elame siis kohtuajal. Seda ajajärku nimetab esimese ingli kuulutus kohtuajal. Ja tuletame meelde ka selle põhimõtte, mis vilksas õppetükitunnis läbi, et kui püha vaim tuleb, siis ta toob selguse kohtu kohta. See kirjakoht. Keegi tsiteerib. Järelikult siis, kui püha vaim töötab, siis ta toob selguse ka selle kohtu teema kohta, mis on esimese ingli kuulutuses. Esimese ingli kuulutus jätkab ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa. Kummardage loojat, seega tõelist Jumalat, maailma loojat. Piibel algab loomislooga. Piibliraamatu esimesed peatükid on loomislugu. Ja nüüd nende esimeste peatükkide uskumine on tegelikult aluseks kogu piibli uskumisele. Kujutage ette sellist olukorda, mida tegelikult ka paljud kristlased ja enamus kristlasi väga lahkelt pakuvad. Nad pakuvad piiblit kui Jumala sõna umbes niimoodi, et kujutame ette, et keegi pakub meile mingit raamatut ja ütleb, et see on tohutu hea raamat. See on tohutu tähtis raamat. Seda esimest lehekülge, seda ärge uskuge, ärge võtke tõsiselt, teist lehekülge ka ärge võtke veel tõsiselt ja kolmandat. Aga edaspidi tuleb küll väga hea ja tähtis asi, mida võtke tõsiselt. Ja kui mulle niimoodi pakutakse ühte raamatut, siis ma ei võta seda pakkujat kohe tõsiselt. Loomisnädala 7. päev on hingamispäev, mille looja Kristus seadis läbi kõikide aegade igavesti püsivaks loomistöö märgid. Millised on siis kokkuvõttes esimese ingli kuulutuse teemad? Jumala austamine pühitsetud elu kaudu, Jumala kohtuteema, see on iga inimese elu finaal, nii-öelda selle maise elu finaal, Jumala kohus. Ja loomine ja hingamispäev. Jumala ülistamine on ka. Jumala ülistamine. Jumalate see ongi eeskätt pühitsetud elu kaudu. Jah. Sest alati see, mis me oleme, hüüab kõvemini kui see, mis me räägime. Ja teate seda vanasõna, et ma ei kuule, mida ta räägib, sest see, mis ta on, karjub nii kõvasti. Nüüd teise ingli kuulutus. Loeme selle uuesti. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles. Langenud on langenud suur linn Babylon, kes oma hoorus kiima viinaga on joodnud kõiki rahva. Nimi Babylon tähendab Babylonia keeles mida? Keegi teab? Segadust.
Seda ma kartsin, et te pakute kohe heebreakeelset tähendust. Ma küsisin babyloonia keeles. Midagi väravast oli. Jaa, Jumala värav. Pavel, jah, muidugi. Jah, Jumala värav. Heebrea keeles tõepoolest tähendab segadust. Aga Babylonias tähistas muistsete babüloonlaste meelest Babylon kohta, kus jumalad käisid läbi inimestega. Inimesed kohtusid Jumalaga. Nüüd ilmutuse raamatu sümboolikas tähistab Babylon suurt kristlikku kirikut kõiki rahvaid, kes mõtlevad, et nad kristlikus kirikus viibides käivad läbi kristlusega Jumalat, nii nagu muistsed babüloonlased mõtlesid. Mõtlevad ka siis, kui nad joobuvad Babyloni viinast ehk vaimust. Kes aga tegelikult, see vaim või see viin, julgustab neid vaimulikule hoorusele ehk truudusetusele Jumalaga. Truudusetusele Jumala seaduste suhtes. Ja teise ingli kuulutus räägibki selle olukorra, et maailm on muutunud Babyloniks. Räägib sellest, et see, mis toimub niinimetatud kristlikes kirikutes, ei ole mitte Jumala vaimu töö, vaid kurjade vaimude mäng, Jumala mängimine inimestega. Mäng Jeesuse ja teiste piiblitegelaste nimedega või nagu prohvet Daniel seda asja esitab, pidu Jumala templist toodud riistadega, nagu antiikses Babyloniski Belshazzari palees. Riistad toodi Jumala templist, Jeruusalemma templist olid need viidud ja siis võeti nad välja ja pidutseti. Joodi nendest riistadest Babyloni viina. Ja kiideti, nagu seal on loetletud, siis puukivi ja vask ja kuld ebajumalat. Ilmutuse 18.1-8 kordab teise ingli kuulutust. Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgudes. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud on langenud suur Babylon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Sest tema hoorustiima viina on joonud kõik rahvad. Ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvast, et ei saaks tema pattude osalisteks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Sest tema patud on ulatunud taevani ja Jumal on tuletanud meelde tema ülekohtused teod. Makske temale kätte nõnda, nagu tema on kätte maksnud ja tasuge temale kahekordselt tema tegusid mööda. Karikasse, mille tema on täis valanud, valage temale kahekordselt. Nii palju, kui tema on ülistanud iseennast ja taga ajanud toredust, niisama palju tehke temale piina ja leina, sest ta ütleb oma südames, ma istun kui kuninganna ega ole lesk ega saa kunagi näha kurvastust. Sellepärast tulevad ühel päeval tema nuhtlused, surm ja lein ja nälg ja ta põletatakse ära tulega, sest vägev on issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle. Ja mõelge nüüd natukene, see on sõnum, mida peab Jumala kogudus kuulutama teise ingli kuulutusena. Kaasa arvatud siis see üleskutse, minge temast välja minu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks. Seda kuulutust saab kuulutada ainult niinimetatud ülejäänute kogudus. See tähendab, peab olema tekkinud koht. Ilmutuse raamat nimetab neid ülejäänuteks. Koht, kuhu välja minna. Koht, kus ei saa enam inimesed Babyloni pattude osalisteks. Kolmanda ingli kuulutuse teemad. Selle kõne kokkuseadmisel ma kasutasin seda raamatut. Mervyn Maxwell, adventajaloo professor Andrewsi ülikoolist, nüüd ta on pensionil, elab vist veel või ma ei teagi see kõik seda asja. Ta on igal juhul vanamees sel juhul.
see on dokumentaaljutustus adventkoguduse ajaloost. Aga tema kõige mõjuvamad teosed ja tuntumad ka on Danieli ilmutuse raamatu kommentaarid. Mervyn Maxwell siin raamatus kirjutab 3. ingli kuulutuse kohta, et juba adventpioneeridele tähendas 3. ingli kuulutus sügavamat arusaamist pühitsusest ja selle märgist hingamispäevast. Mida see meie jaoks tähendab? Kas sama, mis adventpioneeridele? Kindlasti sama, kui me hakkame sellest aru saama. Sügavamat tähendust pühitsusest ja pühitsuse märgist hingamispäevast. Me rääkisime 1. ingli kuulutuse puhul loomise märgist kui hingamispäevast. Aga 3. ingli kuulutuse juures selle hingamispäeva tähendus muutub palju sügavamaks. Aga loeme uuesti 3. ingli kuulutuse. Need olid salmid 9-11. Ja veel 3. ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üles ajastuteni ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. See on nüüd esimene pool, parasjagu pikk ja üsna selline tõsine tekst. Ega palju võrdseid tekste piiblis võtta ei olegi isegi sellele tekstile. See on niisugune tekst, et kui seda nüüd Jumala vaimu mõjutusel kuulutatakse, siis see peab tähelepanu pälvima, et tegemist on elu ja surma küsimusega ja sellise otsustava küsimusega inimese saatusest. Nimelt, 3. ingli kuulutuse esimene pool valgustab hea ja kurja vahelise võitluse üht otsustavamat etappi maailma ajaloos. Niinimetatud 3. ingli valju hüüde ajal. Inimeste pitseerimist või märgistamist, see tähendab lõplikku paika panemist. Kas metsalise märgi, vale hingamispäevaga või Jumala pitseri märgi tõelise hingamispäevaga. Aga lõplikku paika panemist. Nii et ei ole enam pärast seda ühelt poolt teise üleminekut. Jumala karistus on kogu aeg langenud inimestele selleks, et karistuse käigus inimene parandaks meelt ja läheks üle teisele poolele. 3. ingli kuulutuse ajal ei pakuta karistusi selleks, et nende käigus inimesed tuleksid siis meeleparandusele, patu kahetsusele, tunnistamisele, pattude hülgamisele. Vaid inimesed pitseeritakse märgiga. Kas metsalise märgi või Jumala pitseri märgiga. Ja pitseeritu tähendab, asi on ühel pool. Loomulikult on see siis see viimane ja otsustav kuulutus. Kuna pitseerimine tähistab sisuliselt täielikku pühitsust, vabanemist kõikidest pattudest, ja siis märgib hingamispäeva pidamine sel ajal täielikku vabanemist pattudest. Nii et hingamispäev ei ole ise, asi ise, nagu öeldakse, vaid on ta asja märk. Pattudes vabanemise märk. Asi ise on see pühitus. Siin Mervyn Maxwell sõnastab seda väga hästi, mulle on see koht hästi meelde jäänud ja hästi mõjunud, sellepärast ma loen nii otse, nagu ta siin on. 116. Siinkohal tuleb kõnelda hingamispäeva tööst. Hingamispäev nõuab ülimat pühadust, mida on vaja inimese igapäevases kogemuses. Pattude kustutamisel. Pattude kustutamine on kohtuaja teema.
selleks, et hingamispäeva pühitseda, peavad inimesed kõigepealt ennast pühitsema. Kui Iisraelile anti käsk, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema, ütles issand veel, te peate olema minule pühitsetud inimesed. Nii et kui me tahame rõhutada hingamispäeva tähtsust, siis me peame hakkama millest? Jah, pühitsuse elu tähtsust rõhutama. Ja pühitsusega nagu edasi edenema, siis me saame nagu hingamispäeva tähtsustada. Pühadus pole mingi ekstaatiline seisund. See on täielik alistumine Jumala tahtele, mis väljendub igas Jumala suust lähtunud sõnas. See on Jumala usaldamine katsumustes, see on edasiliikumine usu varal, see on puhkamine tema armastusest. Ja siin Mervin Maxwell tsiteerib Ellen White'i raamatut Apostlite teod. Nüüd pidada hingamispäeva selle sügavaimas mõttes tähendab elada nii, et kogu päeva on inimese tahe täielikult allutatud Kristuse väele ja pühadusele. See tähendab sõna järgi elamist, usu varal kõndimist ja armastusest puhkamist. Kes suudaks elada nii kogu hingamispäeva jooksul, kui ta pole nädalaringselt iga päev sarnaselt elada soovinud? Nii et hingamispäev ei ole üldse ühe päeva küsimus. Me ei hakka rääkima sellest, kuidas juudid läksid, eksituse selles küsimuses. Juudi rahvas tänapäevani väidetavalt peab hingamispäeva, mis on muidugi vale, ta ei pea hingamispäeva. Sest hingamispäeva pidamine on hingamine kõigist neist tegudest, mis 6 päeva jooksul on hästi tehtud. Ja kui 6 päeva jooksul ei ole kõik hästi tehtud, siis ei ole ka mingisugust hingamispäeva pidamist. Nii nagu Hebra 4. peatükk seda asja lahendab. Ja kui me asja nii käsitleme, siis me saame aru nüüd, kuidas muutub hingamispäev Jumala pitseri märgiks. Seega on hingamispäeva tõeline pidamine ja kogemuslik pattude kustutamine üks ja sama. Kui Kristus seisab patte kustutades kõige pühamas paigas, 10 käsu kõrval, see on siis kohtuaja nagu see kujundlik pilt. Ujutab ta oma armust maa üle hinnalise valgusega, et aidata meestel ja naistel, poistel ja tüdrukutel saavutada võiduks vajalik tase, mis võimaldab neil püsivaks jääda katsumuste ajal, mis saabub siis, kui Jeesus lahkub taevasest pühamast. Ja siia on toodud siis nüüd see piiblitekst, Esekieli 20:12. Ma andsin neile oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Nüüd märkide vastuvõtmist kirjeldavatele salmidele 3. engli kuulutuses järgneb tekst, salm 12, mis esitab selle olukorra. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. See salm kirjeldab 3. engli kuulutuse ja üldse 3 engli kuulutuse ja võiksime öelda üldse maailma ajaloo tipphetke. Maksimaalne tunnistus, mida Jumal võib anda inimestele, võib anda oma kogudusele, Kristuse ihule. Siin on pühade kannatlikkus, siin on muudetud iseloom, siin on need, kes peavad Jumala käske. Patt on see, mis on käsust üle astumine. Nad ei astu üle. Nad on pühitsetud, puhtad. Ja on toodud ka siis see vahend, kuidas nad selle on saavutanud, Jeesuse usk. Usk evangeeliumisse Jeesusest Kristusest. Nad on siis istunud sellesse kärusse ja edukalt ületavad kõik kuristikud. Adventkoguduses ja üldse kristlikus elus on alati olnud vaidlusküsimused, kas inimene saab pühaks või ei saa pühaks.
kui me nüüd uurime ilmutuse raamatut, kaasa arvatud siis 3. ingli kuulutus süvitsi, siis me peame vastama jaatavalt. Muidugi nagu me leiame, ei tule see kergelt. Aga see on üks eriline tunnistus ja mitte ainult inimese nii-öelda õndsaks saamise seisukohalt, vaid Jumala õigeks mõistmise seisukohalt kogu universumis, kogu patuprobleemi lahendamise küsimus on siin. Aga see on omaette suur teema. Nii et millised olid siis 3. ingli kuulutuse peateemad? Jumala tõeline kogudus ehk ülejäänute kogudus on siit võimalik välja lugeda, milline see on Kristuse ihu enne Kristuse tagasitulekut. Ja teema, mida oleme siin võib-olla kõige rohkem puudutanud, hingamispäev oma sügavamas tähenduses. Mitte lihtsalt nii, et ma ei tee ühte või teist asja, mis on argipäeva töö. Nii võin ma tõesti kanda hingamispäeva üle ükskõik millisel nädalapäevale ja võtta see puhkepäevaks. Aga hingamispäeva Jumala märgina ei saa üle kanda ühelegi teisele päevale. Aga puhkepäevana muidugi saab. Teema kogudus on valmis elavalt muutmiseks. Ehk ettevalmistus Kristuse tagasitulekuks on teostatud. See on 3. ingli kuulutuse teema. Me oleme alati seda mõtet ju kandnud, et Kristus tuleb tagasi, enne seda peab tee valmistama, et ta saaks tagasi tulla talle. Piibel ise esitab seda teemat niimoodi. Nüüd 3. ingli kuulutus reaalselt teostab seda. Sest inimesed valmistatakse elavalt muutmiseks ja ka need, kes surevad 3. ingli kuulutuse ajal, on õnnelikud inimesed, nagu ütleb 3. ingli kuulutuse lõppsõna, 13. salm. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevad, õndsad on surnud, kes issandast surevad, nüüdsest peale tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevades, sest nende teod lähevad nendega ühes. Teod, pühitsetud elu, läheb ühes. Õnnelikud on need surnud, kes niimoodi surevad. Õndsad on nagu selle sõna õnnelikud arhailine vorm. Niisiis 3. ingli kuulutus lõpeb 1/7 ilmutuse raamatu õndsaks kiitmisest. Ma Viljandis rääkisin 3 aastat 3 ingli kuulutusest. Esimene talv rääkisin 1. ingli kuulutusest, teine talv rääkisin 2. ingli kuulutusest seeria ja 3. talv rääkisin 3. ingli kuulutusest. Ja 3. ingli kuulutusest rääkides jäin teatud kohas toppama. Ja veendusin, et 3. ingli kuulutust ei saa teoreetiliselt lõpuni rääkida. Sest 3. ingli kuulutus on kihastunud kuulutus. See oligi see, mis me lugesime siit 12. salmist. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske. Siin on need, kel on Jeesuse usk. Ja kui seda onni ei ole, siis ei ole ka 3. ingli kuulutuse lõpuni mõistmist ega rääkimist sellest. Sest võimatu on 3. ingli kuulutust kuulutada teoreetiliselt. Ja sellepärast ongi 3. ingli kuulutus tänapäeval selles maailma regioonis, vähemalt kus meie elame, varjunud. Me ütleme, et ta ei ole kadunud, ta on meie kogudusel nagu olemas, aga ta on varjunud. Kuidas nüüd sellest varjunud olukorrast välja tulla, see on tähtis teema. Sest me usume, et adventkogudus on kutsutud seda kuulutust kuulutama. Ja kui adventkogudus seda missiooni ei täida, siis kogu aeg lükkub Kristuse tagasitulek edasi.
Kristuse tagasitulek ei lükku edasi maailmas toimuvate sündmuste pärast. Me jälgime ajamärke poliitilises elus ja näeme, kuidas need täituvad ja siis ootame, et nüüd järgmine ka täituks. Ootame mõnikord, et kuna siis Ameerika selle põhiseaduse muudab, nii et pühapäeva seadus saab välja kuulutada. Tegelikult ei ole asjad nende maailma poliitiliste sündmuste taga hetkekski peatunud, vaid asjade käiku mõjutab 7. päeva adventistide koguduse sisemine olukord. See, kes see kogudus on ja kes ta ei ole. Kas ta on võimeline esitama sõnumit, milleks Jumal ta ellu kutsus? Jumal oleks selle sõnumi väga hea meelega andnud olemasolevatele protestantlikele kirikutele enne 7. päeva adventistide koguduse esile kerkimise, kui ta oleks saanud. Aga ta ei saanud, sest need kogudused muutusid suureks Babyloniks. Ja suurele Babylonile ei ole seda sõnumit, et Babylon paranda meelt. Suurele Babylonile on ainult sõnum, minge temast välja minu rahvas. Aga sellele kogudusele, kelle Jumal kutsus ellu, on sõnum, ole siis väga holes ja paranda meelt. Ja nüüd selle taga on kõik kinni, see on ilmutuse 3. peatüki teema, Laudike kuulutus. Kui toimub see meeleparandus, mis on esitatud Laudike kuulutuses, siis läheb maailma sündmustik järsku hooga edasi. Sellepärast kutsun teid üles hindama tõsiselt seda äratus- ja usupuhastusliikumist, mis on alustatud meie peakonverentsi poolt. Ted Wilson on selle nagu välja kuulutanud siis, kui ta valiti presidendiks ja lõi selle usupuhastuse ja äratuse komitee kui oma kõige lähemal seisva tööorgani peakonverentsi juurde. See komitee on esitanud oma teesid, mis sisuliselt kutsuvad koguduse liikmeid meeleparandusi. Ja ma usun nüüd, kui see läheb edasi, see protsess, siis hakkab järsku võimsalt kogu maailmas protsessid liikuma lõpupoole. Kui see takerdub, nii nagu ikka äratusliikumised aeg-ajalt tõusevad ja vajuvad, siis on pärast selle sumbumist pimedus suurem kui enne selle algust. See on ka alati äratustega seoses. Kui äratus tagasi lükatakse, siis tuleb pimedus, mis on suurem, kui oli pimedus enne selle äratuse algust. Nii et on kaks võimalust, kas me jääme siia maailma veel kauaks ajaks või võib sündmuste käik hästi kiiresti hakata liikuma. See oleneb nüüd iga koguduse liikme individuaalsest meeleparandusest, mitte maailma poliitikast. Niisiis, ütleme selle osa lõpuks võime siis öelda, et äratusliikumine ja usupuhastusliikumine adventkoguduse sees valmistab ette tee kolmeingli kuulutuse kuulutamisele maailma. Me ei saa nii, et kolmeingli kuulutust on vaja kuulutada, hakkame kuulutama. Sellest tule mitte midagi välja, keegi ei võta meie kuulutust tõsiselt. Võib-olla meil õnnestub kellelegi teoreetiliselt selgeks teha, et on kohtuaeg ja et hingamispäev on tähtis. Õnnestub võib-olla teoreetiliselt selgeks teha, et tõeline hingamispäev on laupäeval ja pühapäev on siin katoliku kiriku võimumärk. Aga see ei kutsu maailma meeleparandusi. Vaid nagu me alguses ütlesime, see, mis me oleme, hüüab järsku ja kutsub või ei kutsu. Küsimus on meie pühitsuses. Ja siia nüüd haakub lõpuks ka see teema arusaamine 7. päeva adventistide identiteedist. Juba üks 10 aastat käivad nagu sellised mõttevahetused adventismi identiteedist. Paljud adventistid ei
ei oma nagu seda arusaamist enda kui 7. päeva adventisti rollist. 7. päeva adventistide kirik, mis rajati pärast 1844. aastat, selleks, et kuulutada kolmeingli kuulutust, ei kujuta endast lihtsalt üht uut kirikut teiste kirikute reas. Adventkirik on lüli ja me usume, et viimane lüli reformatsiooni ahelas. Kristlike kirikute järgnevas reas. Kui me võtame neid kirikud, mis on reformatsiooni kirikud, mis on protestantlikud kirikud. Kõigepealt see rajati kindlal prohvetlikult ette kuulutatud ajaetapil, mis langeb kokku Kristuse kohtumõistmistöö algusega taevas. Kui aeg täis sai, kutsus Jumal ellu koguduse, et see kogudus teeks kuuldavaks Jumala hääle kolmeingli kuulutuse vormis üle kogu maailma ja valmistaks nii ette tee Kristuse tagasitulekuks. Kuid see kõik ei toimi nii kaua, kuni 7. päeva adventistide nime kandev kogudus ei muutu pühitsetud inimeste koguks. Ehk teiste sõnadega kehastunud kuulutuseks. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuseks. Ehk tõeliseks Kristuse ihuks. Mitte enam haigeks, vaid terveks. Tervisest pulbitsevaks Kristuse ihuks. Ma olen olnud juurdlustaja ametis paljud aastaid ja tõepoolest nüüd Viljandi perioodis alles, mis algas aastal 2006, ma hakkasin niimoodi süvendatult ise uurima kolmeingli kuulutust. Ja ma olen enda jaoks leidnud nii palju, et nüüd ma tunnen, et nüüd ma olen juba vana mees ja aeg on tagasi tõmbuda oma vanuse tõttu, aga et valgus hakkab alles hoidma. Ka adventkuulutusest, kus ma olen 4. põlvkonda, olen ma adventist. Aga Jumal juhib ikkagi nii, et midagi ei ole hiljaks jäänud. Ja kui mul on võimalus täna teile tunnistada, siis ma tunnistan, et ma mõistan, et paljud asjad on tähtsad, aga nende tähtsus on väike võrreldes minu isikliku pühitsuseluga, võitlusega patu vastu, võitlusega kiusatustega, nagu me analüüsisime õppetükitunnis. See on suur teema. Ja kui see suur teema muutub massiliseks, siis seda hetke võime nimetada äratuseks. See on kogu aeg olnud ühe või teise inimese suur teema elus. Ja inimesed individuaalselt elavad seda läbi ja selle käigus sünnivad uuesti. See uuesti sündimine, nagu teadus mõttes fikseeritakse sellega, et Jumal valab välja oma püha vaimu. Ja inimene on pärast seda uus olemus. Või nagu seda piltlikult kirjeldab Piibel, et Jumala käsud kirjutatakse püha vaimu läbi inimese südame lauakestele. Ja siis nende järgi elamine ehk patuta elu on nagu seestpoolt väljapoole toimib. See on ja jääb kõige tähtsamaks teemaks adventliikumises, adventismis. Aga kui see saab, ütleme laiaulatuslikult, paljudele üheaegselt, siis on see äratus ja usupuhastusliikumine. Ma usun, et selles mõttes on oluline see Ted Wilsoni äratus ja usupuhastusliikumise programm, et ta saaks. Ja siis järsku toimub ka see hetk, et me saame Jumalalt volituse esitada kolmanda ingli kuulutust
nii nagu oli see ilmutuse 18. peatükk, et ilmamaa läheb valgeks Jumala auhiilgusest. Ja inimesed tulevad välja nii suurest Babylonist. No tolleks ajaks, ma usun, maailm ongi üks suur Babylon. Enam nii-öelda ateistliku, maailma polegi enam. See väga kiiresti muutub nii. Jumalat ei saa ju varsti enam üldse eitada, sest nii palju sünnib üleloomulikku, et ei saa eitada. Ja tulebki üks suur ja kaunis lõpp. Ja algab uus ajastu. Ja meid valmistatakse ette see viimane etapp läbima. Võib-olla on meie hulgas ka see kontingent, kes läheb vastu, nagu Piibel kirjeldab, 144 000 elavat Kristus. See on eriline õnnistus, eriline au, eriline vastutus. Ja meil on eriline kuulutus. Aamen.